järjepidevuse juurde käib ka pakkumiste tegemine järjepidevalt. Üks olulisi kohti, kus mina olin pikalt kinni ja kohati siiamaani ja tegelikult, kus ma näen, väga paljud naisettevõtjad on kinni, on see, et me oleme tohutud andjad. Ja selle andmise taga meil ei ole tegelikult struktuuri, kus me anname, mida me anname, kui palju me anname ja mitte, et andmine peaks olema kuidagi piiratud, aga meil ei ole seal seda struktuuri taga, ehk siis seda kliendi teekonda me ei ole süsteemselt läbi mõelnud. Ja selle taga me anname ja me kunagi ei küsi vastu. Me ei tee seda pakkumist, see on nagu klient vaatab teisest küljest, et ahah, väga hea, Liina, sa räägid kogu aeg sellest probleemist, aga kui ma tahan nagu konkreetseks minna, et tule vaata minu ärisse, kuidas mina saan oma kliendi teekonna niimoodi üles ehitada, et see päriselt tooks ka kliente, eks. Ja kui mina sulle ei tee näiteks 1-1 3 kuu coachingu paketi näol pakkumist, et tule, ma vaatan sinu ärisse, lahendame need küsimused ära, mis sul on äri sees ja sinu peas, et sa ei saa edasi liikuda, on ju, siis sa ei teakski minu poole pöörduda. Ja siis seal on, okei, sinu klient saab sinu võib-olla sisust väga väärtuslikku informatsiooni, aga kui sa pakkumist ei tee, ta ei saa minna sügavamale. Ja mis sa teeb? Ta hakkab otsima mujalt, kes siis viib teda sügavamale, eks.